Kindlasti oled aeg-ajalt vaadanud sotsiaalmeediat ja märganud, et iga teine kommentaarium on muutunud nagu sõjatsooniks. Elame ajas, kus mõttevahetused, mis varem lubasid eriarvamusi, muutuvad lausa sekunditega süüdistusteks ja igasugust intellektuaalset kindlust vaadatakse siin kahtlustavalt. Tundub, nagu kõik räägiksid oma keeles ja objektiivsed faktid on muutunud täiesti teisejärguliseks. Ideoloogiad ja nendega seotud isiklikud lood tunduvad palju tähtsamatena. Ühesõnaga valitseb tõeline paabeli keelte segadus. Kõike seda nimetatakse niinimetatud tõejärgseks ajastuks. Muidugi tekib ka kohe küsimus, kui igalühel on oma tõde, miks me siis ennast nii ebakindlalt ja ärevalt tunneme. Täna räägin sellest, miks me vajame oma tõest midagi enamat ja kuidas leida kindlat jalgealust selles pidevalt muutuvas ebakindlas maailmas. Ühesõnaga me vajame nagu mingit ankrut selles ajastu tormis. Märkamatult on meie ühiskonnas toimunud suur muutus. Me ei küsi enam, mis on tegelikult tõene, mis on tegelikult tõde, vaid pigem, mis mind kõnetab või mis on minu jaoks autentne. Avalik arutelu väärtustab täna pigem kiiret reaktsiooni kui fakte ja loogilist sidusust. Aga mis juhtub, kui tõde muutub nii-öelda elastseks? Keel nõrgeneb ja koos sellega kaob ka usaldus. Selle põhjuseks on arusaam, et tõde on midagi, mida me ise loome ja ise konstrueerime. Tõde ei ole siin midagi sellist, mida tuleks avastada. Muidugi kõlab esimene positsioon väga vabastavalt. Mina ise otsustan, mis on õige. Aga tegelikkuses tähendab see, et me ise muutume ainsaks mõõdupuuks reaalsuse tõlgendamisel. Kuid olgem ausad, kui sa pead iseenda piiratud arusaamadega looma kogu maailma tähenduse, siis on see üle jõu käiv ülesanne, mille tagajärjeks on paratamatult sisemine ebastabiilsus ja segadus. Seda ebakindlust võimendab see, et meist sõltumatu tõde on olemas, vaadeldakse isegi vaimse rõhumisena. Nii et isegi kui keegi ütleb, et looduses on nii, et ikka mees on mees ja mees on naine, siis tuleb kolmas ja ütleb, aga see on ju vaimne rõhumine. Relativistliku hoiakut aga loovad võimalusena luua nagu oma narratiivi. Ja see on see, mis tundub nagu vabastavana. Dr. John Lennox on tabavalt öelnud, et kui ühiskond eemaldub transcendentsest ehk kõrgemast tõest, siis täidab selle tühimiku väga kiiresti relativism. Jäävad vaid isiklikud eelistused. Isiklikud kogemused tunduvad faktidest kaalukamatena. Me oleme nagu ankrute laevad, mis triivivad madaliku suunas. Tagajärjeks ei ole ainult erimeelsused, vaid ühiskonna killustumine, sest me ei suuda isegi arutleda, kui meil pole ühist arusaama sellest, mis on tõde või kust see tuleb. Kuid tegelikult pole see üldse uus probleem. Rooma maavalitseja Pilatus küsis juba 2000 aastat tagasi Jeesust üle kuulates, mis on tõde. Tema vastus oli poliitiliselt pragmaatiline ja selline, mis killustas ta oma positsiooni
ja pragmaatiliselt mingil määral ka rahva soovidele järele andis. Apostel Paulus räägib ka Jumala tõe vahetamisest vale vastu Rooma kirja 1. peatükis 25. salmis. Lükates kõrvale kõrgema autoriteedi jääb tõe loomise koorm niisiis meile endile. Ja me lähtume enamasti hetkekultuurist ja oma emotsioonidest ning ka muidugi nende tahtest, kes on võimul. Tagajärjeks on ühiskonna moraalne kokkuvarisemine. See kõlab dramaatilise liialdusena võib-olla, kuid peegeldab siiski lääne tsivilisatsiooni reaalset olukorda. Kuid kristlased kutsuvad üles tagasi pöörduma oma kultuuri algallikate juurde. Ja see tähendab seda ka, et me pöördume tagasi Jeesuse Kristuse juurde, kes on öelnud, mina olen tee, tõde ja elu. See on Johannese evangeelium 14. peatükk 6. salm. Jeesus heidab siin õieti kõrvale igasuguse tõe üle kauplemise. Tõde ei ole siin lihtsalt filosoofiline idee, hulk andmeid või midagi, mille üle tuleks sotsiaalmeedias vaielda, vaid ta on antud isikuna. Ja meie suhe tõesti on sel juhul isikuline suhe. Me ei valitse, vaid tõde ise kujundab meid, sest meil on temaga isikuline suhe. Ja see on õieti selline teekond läbi tegeliku elu antuste. Ja siin ongi kristlik vastus tõejärgsele ajastule. Kristlik sõnum ei püsi selle tõttu, et see on parasti populaarne või kultuuriliselt sobiv, vaid sellepärast, et see toetub Kristuse isikule, kes ütleb, mina on tee, tõde, elu. Ja siin ongi meil see ankur keset arvamuste ja kaasaegsete emotsioonide torme. See ankur ei vaja enda tõestamiseks viha, propagandistlikku lärmi või tühistamiskultuuri. Seda tõde saab ja tuleb esitada alandlikult ning armastusega, sest selle stabiilsus tuleb Jumalalt, mitte inimeste heakskiiduks. Lõpuks taandub siiski kõik isiklikule tasandile. Tõe küsimus ei ole lihtsalt filosoofiline ja kultuuriline. Maailmas, kus narratiivid muutuvad iga päevaga ja iga traditsiooniline kindlus seatakse kahtluse alla, peab parandamatult endalt küsima, mis on see, mis hoiab mind ka siis, kui jalgealune muutub ebakindlaks. Kui su tõde sõltub üksnes sotsiaalmeedia konsensusest või hetke meeleolust, on su stabiilsus äärmiselt habras. Aga kui sa avastad tõe, mis ei muutu, Jeesuse Kristuse, siis saavutad tõelise rahu ja stabiilsuse isegi äärmise suure surve all. Kõige olulisem on selles olukorras valmidus lasta ennast sellel tõel kujundada. Igal juhul tasub aga endalt ikkagi küsida, mis on see ankur, mis mind kaasaegse elu tormides hoiab karidele sattumast. Nii palju siis tänas tõest ja meie otsingutest, aga uute kohtumisteni.